Nii, tere tulemast kuulama Rohepodcasti. Rohepodcast on Tehnopoli podcastide sarja rohetehnoloogia valdkonna mõnus kuulamine. Ja me oleme seda juba teinud pea 2 aastat ja salvestanud erinevaid teemasid, mis puudutavad keskkonnasäästlike tehnoloogiate valdkonda. Nii et kuulake kindlasti meie eelmisi osasid, sest need on põhimõttega salvestatud, et nad oleks hästi kaua kuulatavad. Ja loomulikult, nagu te isegi kuulete, oleme YouTube'is, aga ka Spotify's ja SoundCloud'is. Ja tänane osa podcastist keskendub hoopis krüptole ja pangandusele. Kuidas see kõik nüüd rohetehnoloogiatega ja keskkonnasäästliku maailmaga seotud on? See on minule endalegi väga põnev, aga meie saates on täna 2 külalist. Esimene saabuja saatesse on Andres Kitter. Ta on LHV finantstehnoloogia ettevõtete valdkonna juht ja ka LHV panga juhatuse liige. Tere, Andres! Tervist! Teine saatekülaline on Andrus Aaslaid Single Earth'i ettevõttest ja ta on seal tehnoloogia valdkonna juht ehk CTO. Tere tulemast saatesse, Andrus! Tere! Nii et meil on täna saates nii Andres kui Andrus. Ja alustame siis, Andres, sinust sellise küsimusega, et miks ja mis jätkusuutlikkuse valdkonnas pankades üldse toimub? See on väga hea küsimus. Ma arvan, et tänaseks ei tohiks olla enam ühtegi ei ettevõtlusega ühiskondlikku valdkonda, kus jätkusuutlikkus ei peaks olema üks peamisi prioriteete ja kahtlemata panganduses tervikuna on pangandusel on ühiskondlikult väga suur mõju, mis tähendab, et pangad läbi oma tegevuse, mis puudutab nii finantseerimist kui investeerimist, kahtlemata mõjutavad nii tarbijad kui ka korporatsioone teatud määral oma käitumist muutma. Ja kui me vaatame, kuhu poole pangandus täna liigub, siis selgelt on domineerivas nii ÜRO kliimakokkuleppe kui ka Pariisi kokkulepete pealt tekkinud pakett tegevusi, mida siis pangad ka oma igapäevases tegevuses juurutavad. See puudutab nii siis panga enda opereerimist jätkusuutlikumalt kui ka siis oma investeerimis- ja laenuportfelli tegevuse juhtimist selliselt, et ka nende ettevõtete tegevuse jalajälg, kes siis saavad rahastust, oleks võimalikult minimaalne ja me tegelikult tagaksime jätkusuutliku ühiskonna arengu. Väga äge. Kiusatus on küsida ka nii-öelda eraisiku nagu seisukohast, et kas tulevikus on niimoodi, et kui ma võtan kodulaenu ja siis vaadatakse mitte ainult soetusmaksumust, vaid ülalhoidmismaksumust ja kui mul on keskkonnasäästlik nagu kodu, millel arvet ei tule, et siis ma tõenäoliselt saan laenu ja kui ma ostan mingi teise kodu, mis ei ole keskkonnasäästlik, siis ma võib-olla ei saa laenu. Ja see tegelikult on osaliselt täna juba juurdunud läbi siis erineva hinnastamise. Ehk siis LHV pangal on tegelikult olemas nii eraisiku kodulaenu, autoliisingu, laenupaketid selliselt välja töötatud, ehk siis, et elamu puhul A-klassi energiamärgisega ja võib-olla siis ka isikliku sõiduauto soetamisel täielikult elektriga sõitval sõidukil on soodsamad tingimused, ehk siis ka läbi selle me tegelikult justkui nagu soosime ja anname täiendav initsiatiivi siis igale indiviidile siis oma jalajälge ka vähendada. Ja täpselt samamoodi on ka siis läbi ettevõtluslaenude, ehk siis mida minimaalsem on see keskkonnamõju, seda paremad tingimused ettevõte saab ja seal näiteks tegelikult hakkab ka kogu elamu arendusest soodsamate tingimusete pakkumine pihta just siis energiatähisega elamute arendamisel. Ehk siis me tegelikult saame kogu seda tsüklit nii arendusest kui ka siis nii-öelda kodu soetamiseni päris edukalt juhtida ja toetada ja anda siis õiged nii-öelda impulsid, kuhu poole võiks siis maailm liikuda. Väga kihvt. Et ise mõtlen, et me oleme tõesti
liiga vähe võib-olla rääkinud jah, nendest investeeringute suunamisest ja kogu sellest pangandusest, aga ongi vägev, nüüd me saamegi selle podcastiga just seda viga parandada. Andrus, Single Earth, ma tean, et Single Earth teostab siis CO2 vähendamist läbi selle, et metsaomanikud ei pea oma metsa maha raiuma, vaid saavad säilitada ja siis, kui mets kasvab ja säilib, siis ta seob CO2 õhust ja niimoodi me säilitame nagu pikemalt puhta keskkonna. Aga räägi oma sõnadega, et kuidas Single Earth seda teeb ja nüüd te olete tulnud välja maailma esimese looduselt tagatud krüptotõukeniga veel. Et võib-olla sa selgitad minule kui lihtsale inimesele, et mis värk on? Noh, ütleme niimoodi, et ma tahaksin tsiteerida ühte oma sõpra, kellelt ma küsisin, kes käis nädalavahetusel DJ-ks ühel üritusel ja ma ise siin üritusele ei sattunud, aga mulle jäi selle ürituse kirjeldusest mulje, et see on siuke kaunikesti drag-friendly nagu üritus ja siis ma küsisin, et kas ta on ja vastus oli, et noh, see on nagu ikka, et seni kuni prügi maha ei viska, on kõik lubatud. Ja tegelikult eks me oleme viimase 20 aastaga oma sellise kuidagi looduse kaitsega jõudnud sinna kohta, kus nagu meil on selline läbiv narratiiv on see, et seni kuni CO2 on kõik korras, on kõik lubatud, eks ole. Aga ütleme matemaatikal ja igasugustel teadustel kipub olema see viga, et sa saad seda, mida sa mõõdad, ehk siis kui me mõõdame seda CO2 ekvivalenti ja taandame kõik sellele, siis tegelikult päeva lõpuks me seda saamegi ja see on toonud meile selliseid huvitavaid skeeme nagu mingid pelletid ja süsiniku offseti projektid ja hästi palju nagu nende projektide lahti mõtestamisel on nagu küsimus, et kus me selle ajalise välba paneme. Et hästi paljud nagu süsiniku sidumise projektid algavad sellest hetkest, kus mets võeti just värskelt maha, eks, ja me hakkame sinna istutama neid uusi puid asemele ja siis me nagu täielikult ignoreerime seda fakti, et seal enne oli mets, eks selle, aga nüüd oleme jube uhked, et me oleme süsiniku offseti suutnud nagu genereerida. No mets on kõike muud ka veel lisaks kui ainult palk. Ja selle tõttu me nagu olemegi nagu Single Earthiga püstitanud siis selle nagu hüpoteesi, et kuidas me suudaksime seda kasvavat metsa ja kuidas me neid olemasolevaid ökosüsteeme suudaksime väärtustada omanike jaoks selliselt, et nad ei peaks seda toormaterjalina kuidagi ära kasutama. Et täna ikkagi, kui me võtame keskmise metsaomaniku, siis ega talle tema metsa eest keegi midagi ei maksa enne, kui ta selle on maha võtnud. Aga sellel hetkel, kui ta maha võtab, on siis kõik tal kraes, et miks sa seda tegid ja kole on vaadata ja miks sa ikkagi puu nagu kuskile mingiks pelletiks müüsid, eks ole, et miks sa ei lasknud tal kasvada. Aga see on tema kapital, eks ole, ta ei saa seda nagu päris rahulikult pealt vaadata, kuidas see metsa ära mädaneb. Aga kellegil ei ole senimaani olnud head meetodid talle nagu maksta selle eest midagi. Ja mida meie siis nüüd teeme on see, et me ei räägi tegelikult ainult sellest CO2-st ja süsiniku sidumisest, aga me räägime ka sellest, et see mets on kellegi elupaik, me räägime sellest, et mingi rohumaa on mingisugune väärtus ilma selleta, et mingid loomad täitsa lagedaks sööksid, eks ole. Et me üritame siis tekitada olukorra, kus me arvutame välja mudelite alusel, mida me ise kutsume siis nagu digital twinideks nendest maatükkidest. Me arvutame välja, millised on need ökosüsteemi teenused, mis sealt pealt tekivad meie kõigi hüvanguks, püüame need hinnastada ja selle hinna muuta siis kaubeldavaks sellisel kujul, et kui minul on täna mets, mis mingil kogusel seob süsinikku, mingil kogusel on kellegi elupaigaks, siis mis on selle selline väljakujunev väärtus turul ja teisest otsast siis ettevõtted, kes täpselt samamoodi tahaksid nagu kuidagi panustada tagasi sellesse loodusse ja võib-olla teha seda nüüd laiemalt, kui lihtsalt CO2 tonnideks arvutada. Nemad saavad siis seda nagu osta selle maaomaniku käest seda nagu hüve ja näidata, et nad on ühte või teise kohta panustanud. Ja see krüptotõuken on seal vahel tegelikult ainult nagu arveldusmeetod, et see on üks selline võib-olla hästi välja kujunenud ökosüsteem tänu krüptorahandusele, mis on nagu oma kauplemise ja usalduse ja sellega nagu moodustanud sellise hea layeri, kuhu seda ehitada, aga ta ei ole nagu kuidagi pidi nüüd ütleme selle krüptoraha fetišeerimine seal otsas, vaid ta on tegelikult siis lihtsalt üks väga hea vahend seda arveldust nagu teostada. Kuidas krüptorahandusse üldse, Andres, kuidas krüptorahandusse üldse pangad suhtuvad? Et
on see mingil määral ka teie tulevik, juba olevik või kuidas pank suhtub? Ja krüptoraha on meie jaoks tegelikult olevik ja tegelikult päris kauge minevik ka, et me LHV Pangas me tegime esimese krüptovalleti aastal 2015, kus me siis oma LHV töötajatega ja mõne lähedasema kaupmehega testisime siis blockchainil põhinevat ja Bitcoinil põhinevat krüptovalletit mikromakseteks. Ja see oli väga äge projekt, mille käigus me õppisime väga palju ja saime aru, et päris selliseks panga jaemakseks Bitcoin sel hetkel valmis ei olnud. Küll aga mis me saime sellega, oli väga tugev võrk igasugustest ettevõtjatest, communitytest, kes siis krüptomaailmas on täna väga aktiivsed. Sellest ajast on meil kliendiks näiteks Coinbase, üks maailma kõige suuremaid krüptobörse. Meil on endiselt väga hea läbisaamine näiteks Vitalik Buterin'iga, kes on siis Ethereumi üks loojatest. Ja tänaseks on meil, võiks isegi öelda, et sellest samast valdkonnast välja kasvanud täiesti eraldi äriliin, kus siis LHV Pank teenindab rahvusvahelisi finantstehnoloogia ettevõtteid, kelle hulgas on väga mitmeid, väga tunnustatud krüptoettevõtteid. Ja selles mõttes krüptovääringud, krüptovaluuta on meie jaoks väga oluline. Ühelt poolt on ta kindlasti tehnoloogia, mida siis Single Earth kasutab väga, väga nutikalt ja väga targasti. Ja teiselt poolt on ta kindlasti selline alternatiivne investeeringute objekt, mida siis ka väga paljud investorid oma portfellis täna näevad. Et ma arvan, et on selgelt olevik. Ma olen täiesti veendunud, et krüptovääringud sellisel kujul ja tehnoloogia on ka tulevik panganduses, aga võib-olla selle virtuaalvääringute kogu krüptomaailma vastuvõtlikkus terves finantsmaailmas on väga, väga erinev. Et LHV on kindlasti eesrindlik selles maailmas, aga me näeme kindlasti väga suuri pankasid, kes pigem ei taha või peavad seda liiga riskantseks, mida ma arvan, et ta ei ole. Võib-olla pigem on lihtsalt probleem fookuses ja sellises ärisuunas, kus siis tegelikult võib-olla ei ühildu veel selle panga strateegilise vaatega, aga ma arvan, et õige pea on ta täiesti mainstream igal pool finantsmaailmas ka. Aga Andrus, kuidas teie siis Single Earthis sinna krüptoni jõudsite? Et kas sul oli endal ka siis varem krüptoga nagu kogemust või kuidas lihtsalt tulite, ma tean, et te hakkasite offsetimise probleemi nagu seda pulkadeks võtma ja isegi esimene sündmus, kus te osalesite oma tiimiga, oli Garage 48 ja siis ma nägin kogu seda teie sükast elukulgu ja tänaseks mul on juba 2 küsimust siin. Kui palju te tänaseks olete raha kaasanud? Peaaegu 7 miljonit. See on ikka Eesti startup ettevõtte kohta ja ettevõtte vanus on ligi aasta või? No kohe saab 2 tegelikult. Et see on ikka päris vinge. Ja kuidas te sinna krüptoni jõudsite? Ütleme, sellist raha kaasamist ja sellist firma arengut on nagu raske planeerida, et selleks peab olema nagu omajagu palju õnne selles, et need hüpoteesid, mida sa nagu teed sellel hetkel, kui sa firma nagu käima paned, et need hüpoteesid nagu peavad kõik selle aja ja lähevad ainult nagu ajas õigemaks, et seda nagu välja ei mõtle ja raha eest ei osta, et see on nagu lihtsalt see, et sa analüüsid läbi, mida sa lähed tegema ja olukorras, kus me hüppasime vette ikkagi suhteliselt tundmatus kohas ka, et see nagu hüpotees, mis me tollel hetkel püstitasime, et sellisel asjal võiks olla vajadust. See vajadus muidugi tuli välja sellest, et kõik nutsid metsade pärast ümberringi, et see tähendas seda, et selgelt metsa kaitsmiseks nagu midagi tuleks ära teha. Meie postulaat oli see, et see peab olema majandussüsteemi osa, et see ei saa olla mingisugune annetuste või lubaduste baasil tehtud asi, et see peab olema reaalselt mõõdetav, see peab olema reaalselt majandusse kuidagi integreeruv sellisel kujul, et seda saaks nagu rahas väljendada ja sellega saaks kaubelda. Et see peab olema turu poolt reguleeritud protsess, mitte mingisugune kellegi selline MTÜ-tamine seal otsas järjekordselt.
ja noh, mingid hüpoteesid, mis said tollel hetkel püstitatud, näiteks see, et noh, krüptoraha võiks olla nagu tulevikus ka, noh, me olime tegelikult ju sellel hetkel suhteliselt pimedas kohas krüptorahaga, et Ethereum maksis vist, ma arvan, näiteks 80 millegagi eurot, eks selle tollel hetkel. Et noh, jah, oleks selle asemel ostnud Etherumi, et oleks firma teinud, oleks ka päris hästi olnud, aga me otsustasime firma teha, eks ole. Et aga noh, see kogemus tegelikult blockchaini ja kogu nende tehnoloogiate maailmast oli mul varem ka, et ma tegelikult ju enne seda tulin värskelt Pricewaterhouse'ist, kus ma olin intelligentsete tehnoloogiate valdkonna arendaja, kes käis ja konsulteeris firmasid, kuidas nad peaksid blockchaini ja AI-d kasutama oma igapäevatöös ja mul oli suhteliselt nagu selge kontseptsioon, et milleks on blockchain hea, aga ma pean tunnistama, et noh, sõltumata sellest, et ma olin nagu konsultant olnud nagu Price'is sellel teemal, ei olnud ma tegelikult sellist head use case'i ise päriselt näinud, et kus kohas nagu ettevõte peaks blockchaini kasutama, sest neid blockchaini põhiseid pesumajasid üritati igasuguseid teha, aga sellest ei olnud nagu noh, ta pigem oli selleks, et näha nagu kuidagi veebis parem välja, kui see, et tal tõesti mingisugune kasulik omadus oleks. See koht, kus me nägime, et me peame ühendama ära nagu reaalselt loodusest toimivad protsessid matemaatikaga ja selle matemaatika muutma kaubeldavaks. See oli nagu minu jaoks selline nagu perfect use case nagu just nimelt blockchainile, et selleks ta võt just täpselt sobibki. Ja see krüptoraha sinna otsa, et sa teed nagu instrumendi, mis tegelikult ise sisaldab enda väärtusarvutust ja ise sisaldab enda kauplemise loogikat, et see tegelikult oli nagu see, mis nagu kuidagi tundus nagu perfektne liim selle looduse ja selle turumehhanismide sinna looduse kallale laskmise vahel. Andres, kas üldiselt on nagu üldse, ma ei tea, turgudel on tulnud ette seda, et loodusega üldse kaubeldakse, et muidugi müüakse ju teravilja ja noh, see on nagu tavaline, et kaubeldatakse toiduga ja saadustega, aga kas looduse kui sellise väärtusega üldse kaubeldakse? Ikka kaubeldakse, et kõik commodity trading on ju loodusega tuletistehingud, nende samade varade peale on ju kauplemine ju mõnes mõttes loodusega ja mittegi mõnes mõttes või täitsa otseselt loodusega, et eks seda tehakse läbi nii-öelda commodity börside, et see on ju tavapärane, et eks see ressurss, mida me siin maa peal ju kasutame, mis meil on kasutada, et seda ju kusagil kasutatakse selleks, et fikseerida ära oma tuleviku hinnad, tehakse tuletistehingud nende samade varade peale, et lihtsalt võib-olla see täna ei ole olnud nii efektiivne. Tavaliselt, mis on commodity varad, üks suur probleem on see, et see on mõeldud institutsionaalsele investorile. Ehk kui keegi tahaks väikeinvestorina selle turule minna, on see tegelikult üsna keeruline, jah, on võimalik kasutada mingeid fonde ja nii edasi, aga ma arvan, et siinkohal on kindlasti tokeniseeritud ehk siis nii-öelda virtuaalvaluutadel või siis tokenitel põhinev kauplemine palju rohkem avamas turge, võimalusi väiksematele investoritele, turuvälisteks tehinguteks ja nii edasi, et selles mõttes on see lähenemine väga mõistlik, jah, aga jah, selles mõttes nagu planeedil maa olevate ressurssidega oleme me paraku kaubelnud ja petta saanud ja võitnud ilmselt terve selle aja, kui me siin elanud oleme. Ja. Tõsi ta on. Et nüüd ma saan aru, et te olete loonud nagu platvormi, te olete loonud tehnoloogia, teid on Single Earth'i on siis toetanud suur hulk investoreid, päris, nagu me kuulsime, päris toeka investeeringuga. Kui palju teil metsa siis teie platvormil on, et palju see kaubeldav on või mis seisus te olete, et kui palju te olete suutnud juba loodust päästa? Meil on iga päev uus paradigma, miks me seda täna veel teha ei saa, ma just eile naersin koosolekul, et kui muud inimesed nagu iga päev ärkavad üles ja vaatavad, et nendel on tõenäoliselt nagu tehnoloogia on nagu see, mis ei ole valmis või midagi muud ei ole valmis, et meil on vastupidi, et meil on kogu aeg, kõik on natuke valmis, aga siis tuleb mingi uus teema, miks me saame aru, et me ikka veel ei ole valmis turule minema, sest midagi tuleb veel ümber ehitada, eks. Et see on ikka startupi needus nagu üldiselt kõigil, aga täna meil on, ütleme, neid metsaomanikke, kellega me räägime ja kes on öelnud, et noh,
kohe tuleme teie platvormile, neid metsaomanikke on kokku kuskil tegelikult natuke rohkem pindalalt, kui Eestis kokku metsa on eraisikute ja RMK-de käes, et kusagil niimoodi 2-3 miljoni hektari kanti on täna see portfoolio, kellega me nagu räägime. Noh, see valdavalt tuleb kokku mingitugustest hästi suurtest maaomanikest, kelle käes on nagu seal 100 000 hektarite kaupa metsi ja rohumaid ja kes tegelikult siis ühel või teisel põhjusel ei näe, et nad tahaksid seda nüüd enam vanal moel nagu majandada. Ja samal ajal teha sealt pealt tavalist süsinikuprojekti ongi just see, et kõigil nendel Vera ja Gold standardi projektidel ja nendel on see viga, et nad on nagu selline, nagu mina inglise keeles ütlen, et mitigating destruction, et sa ei saa teha head süsinikuprojekti metsamaa peale, kui sa seda metsa enne eest maha ei võta. Kui sul on nagu alustad punktist, et ma ei tahaks metsa maha võtta, siis sa ei teeni nende projektidega mitte midagi, sest nende arvutuskäigud baseeruvad sellele, et sa pead alustama nagu kännust. Ja selle tõttu nad on siis kõik nüüd meie juures ootel, et kuni meie saame meil täna on tegelikult tegeleme litsenseerimise poolega. Et kui me alustasime, siis ei tundnudki see nagu nii suur teema, aga üsna ruttu sai selgeks, et selleks, et valmistada mingit sellist virtuaalvääringuga kaupa, on vaja igasuguseid pabereid erinevates maailmapunktides ja täna me tegelikult tegeleme mitte sellega niivõrd, et tehnoloogiaks, see areneb kogu aeg, aga täna me tegeleme põhiliselt nagu paberimajandusega, et tohiks selle tehnoloogiaga kellelegi midagi müüa ja osta. Ma korraks veel ühte asja täpsustan, et kui te alustasite, siis oli teie nimi oli ka local offset. Et see tähendas seda, et siis kui me tahame offsetida siis süsiniku, siis me teeme seda kohalikult. Kas tulevikus teie platvormi peale võib tulla, ma ei tea, Malaisia metsad ja ma ei tea, džunglid ja kõik? No meil ongi täna tegelikult, ütleme, Brasiiliast kuni Indoneesiani on jutud pooleli kõik. Et teoorias see lokaalne element oli asi, mida me alguses hirmsasti ise väärtustasime ja meie kliendid täna nagu on endiselt seda meelt, et see on nagu oluline, aga päris elu alati on natukene erinev, et ühel hetkel üks tahab ühte instrumenti, teine tahab teist, et ütleme, eks see sõltub turust, et palju see lokaalsus päriselt siis nagu selline oluline mõõdik on. Seal jällegi vastavalt sellele, kuidas sa ise enda äri õpid rohkem tundma, tekivad uued probleemid, tekivad uued asjad, et võib-olla keegi ei tahagi näidata, eks ole, et mingi kondoomifirma on tema maasse ennast offsettinud, et kui sa oled nagu, ma ei tea, sa oled Amish, kellel on mets, eks ole, ja siis järsku lihtsalt trollimise mõttes, et saada nagu hea artikkel kuskile nagu mingisugune üldse mitte Amishitega sobilik ettevõte offsetib ennast sinna ja meie kaardil on järsku suurelt mingi logo näha, et siis võib-olla jälle keegi võtab seda nagu valesti, et ühesõnaga seal on nagu päris elu nagu idealistmist natukene erinev, aga me ikkagi üritame pürgida sinna poole, et see lokaalsuse dimensioon nagu säiliks, et see on, aga isegi kui me selle jätaksime kõrvale, siis see läbivaistvus peab säilima mingil määral, sellepärast, et tänaste süsiniku ja selliste nagu looduse panuse projektide üks suur häda on see, et meil ei ole nagu mingit läbipaistvust, et seda, et nagu keegi on kuhugi panustanud, me näeme küll nende pressiteadetest, aga sellist portfooliot ei ole kusagil organiseeritult toitud, et kui ma tahaksin nüüd võrrelda nagu firmat A firmaga B, et kuidas nende panused on nagu aja jooksul olnud ja erinenud, siis tegelikult seda kusagilt nagu täna ei ole, et see on peaaegu, et nagu eraldi startupi teema, mida me seal paralleelselt teeme, et tekiks see keskkond. Tõsi, jah. Et me hakkame nüüd vaikselt siin otsi kokku tõmbama, aga Andrese, kes ma tahaks küsida, et LHV Pank ja panga juhatuse liikmena, et kus sa näed praegu just sellist rohetrendi nagu kasvamas ja mida sa võib-olla nagu panga poolt nagu välja tooks, et mida te ise nagu jälgid hetkel kõige rohkem? Väga hea küsimus. Ei oodanudki sellist küsimust, et ma pean natuke mõtlema, aga kui ma pakuks välja mingisuguse suuna, kus mulle tundub selles rohemaailmas, kui seda üldistada niimoodi võiks, jääb natuke usaldusväärsusest puudu, on siis see koht, kus toimub nii-öelda nagu mõõtmine. Ehk meil on hästi palju toredaid programme, tuleb siis nii-öelda sellest ÜRO kliimaleppest kui ka Pariisi kokkulepetest,
meil on mingisugused programmid ja minu meelest väga hästi Andrus ütles, et väga sageli läheb see just süsiniku poole kõik kaldu, aga see maailm on palju laiem, eks ole, see maailm katab võib-olla liigirikkust, eks ole, täpselt samamoodi sotsiaalset inimeste kindlust ja nii edasi. Siis need programmid üldiselt nagu toetavad, meil on initsiatiivid, kõik asjad on justkui nagu kenasti nagu paigas, aga mulle tundub, et meil ei ole veel päris sellist head viisi, kuidas me kõike seda mõõdame. Ehk see metoodika ei ole päris hästi paigas, mõõtmine on väga sageli natukene monopoliseeritud, ehk siis sul ei olegi võimalik pöörduda selliste, ma ei tea, Big Four audiitori büroode juurde, kohalike juurde, kes suudaks kohalikus kontekstis selle nagu siis sulle kvantifitseerida, mida sa teed, mis on sinu mõju, mis on sinu ettevõtted. Jah, me korjame selle andmestiku kõik kokku, aga ma arvan, see on valdkond, mis kindlasti peab paranema. Kui see valdkond paraneb ja muutub usaldusväärseks ja läbipaistvaks, siis kõik see muutub tegelikult ka panga jaoks varaks, millesse võib investeerida, mille vastu võib laenu anda ja siis ma arvan, see maailm jookseb paika. Ehk me läheme kindlasti väga õigetesse suundadesse, trendid on väga õiged. Kvantifitseerimine on täna see küsimus ja usaldusväärsuse andmine nendele nii-öelda mõõtmistele on minu arvates see koht, kus me peaksime pingutama ja õppima. Ja selge on see, et see vajab iteratsioone, see ei juhtu esimese iteratsiooniga, et kõik saaks ideaalselt korda, aga sellesse peab panustama rohkem. Väga kihvt, igal juhul LHV panka nagu tehnoloogiliselt nagu kommenteerides ikka on nagu top-notch süsteemid, et mulle ka isiklikult väga meeldib. ja Andruse puhul ma tean seda, et see mõõtmine ja kui mingid muudatused teha, et see on olnud teil ikka päris nagu niisugune keeruline, eriti alguses, et nüüd te ilmselt olete jõudnud nagu mingisuguste nagu arvutuskäikudeni, et kuidas seda looduse väärtust nagu arvutada? No tegelikult kogu aeg ju oled oma meelest see nagu kommunism, et kogu aeg on silmapiiril, eks ole, et meil on samamoodi, et kogu aeg tundub, et me nüüd oskame, aga siis sa saad aru, et tegelikult sa oled jälle võtnud ainult mingisuguse köömne kusagilt kriimu peale. Ja täna on ikkagi nii, et me palkame sisuliselt teadlasi samas tempos kui IT-inimesi. Meil on nagu päeva lõpuks arenguplaanides sama palju teadlasi, kui meil on neid, kes peavad neid mudelid nagu tegema lõpuks valmis ja teine asi on see, et nii nagu Andres veenis, et meil on see probleem, et see kipub tekkima mingisuguste selliste autoritite kätte, eks ole see asi. Et see on ka meil üks suur nagu eesmärk, et me tegelikult loome selle ümber sellist crowdsourced science'i või siis nagu stakeholder science'i platvormi, et meie ei taha olla tegelikult see epitsenter, kes neid otsuseid teeb ja diplomeid väljastab, vaid me tahaks teha sellise keskkonna, kus need stakeholderid, kelle nagu maad ja kelle teadus meie juures on, ise hääletaksid nende mudelite üle ja see on iteratiivne protsess, ega me kogu aeg areneme ja kogu aeg täpsustame neid, aga et oleks mingisugune selline reasonable konsensuse ehitamise platvorm, et ei koonduks meie kätte see otsustusõigus, et selles osaleksid ülikoolid, teadlased, sest ega täna biodiversity'ga on ka see probleem, et meil ei ole tegelikult endiselt ühtselt välja kujunenud mudelid, kuidas teda mõõta ja väljendada, isegi mõõtühikut ei ole nagu välja toodud, et kõigil on mingi oma süsteem. Eestis näiteks Tartu Ülikooleks on hästi palju teinud tööd oma rohemeetri ökosüsteemi teenuste ümber, eks on, ma arvan, et üks maailma, ma arvan, et parimaid nagu mudeleid täna, mis on tehtud, eks ole, aga ka need on nagu Eestis, eks ole, need kõlapind on täpselt täna ja siin, eks ole. Et ei tekiks sellist jällegi nagu teaduse kaaperdamist, kus me jälle saame lõpuks väga selliseid nagu ühele poole kaldu tulemusi. Väga tore on kuulata, et juba pangad juba toetavad ka nagu ootavad juba teatud mõttes teaduse ja start-upide nagu väljundit ja et luua sealt pealt siis uusi ärimudeleid tulevikus, mis pööravadki selle keskkonna jällegi paranemisele ja õitsemisele. Et mina omalt poolt väga tänan Andrus Aaslaidu Singleverse'ist ja Andres Kitterit LHV pangast selle mõnusa jutuajamise eest. Mina olen Ragnar Saksing, Tallinna Teaduspark Tehnopoli rohetehnoloogia valdkonna juht ja te kuulasite rohepodcasti
ja kui nendel teemadel soovite veel saada uut ja ärevat informatsiooni, siis näiteks muu hulgas esineb ka Single Earthi meeskond Greenest Summitil, mis toimub 27. ja 28. oktoobril Tallinnas Kultuurikatlas. Greenest Summit on teatavasti rohetehnoloogia valdkonna kõige suurem konverents üldse piirkonnas. Seda korraldatakse juba 4. aasta. Ja ka meie Tehnopoliga aitame seda korraldada, nii et olete oodatud, greenestsummit.ee on see veebiaadress ja kui te tahate piletile soodustust saada, see on muidugi mittetulunduslik konverents, aga soodustuse saate sooduskoodiga Greenest20, nii et see annab teile -20%. Mina tänan ja kena päeva kõigile!